Pole ka ammu näinud, et see lahe siia tulla ja hakata rääkima mingist kinnisvarast on, et aga ma vaatasin, sul on see uus maja seal nüüd või noh, ma päris uueks seda nimetaks, see on aga niisugune vana tuntud Tele2 maja, et mis sul seal toimub? No? Äge maja on meil see seal. Me teeme ta seest täiesti tundmatuks, et kui vana Tele2 töötaja ükspäev peaks sinna sisse astuma, siis ta lihtsalt ei tunne maja ära enam. Ma vaatasin seal nagu akna väljast nii väikse, et ma ei tea, näeb seal üldse midagi välja ka või? Oi, kuidas veel? Vaata, kui sa illuminaatorist välja vaatad, siis sa näed ju tervet maailma, aga maailm sind ei näe. Aga varsti läheb see särama kõige uhkemini seal ümberripskonnas. Seal majale tulevad ilusti reklaamkirjadega piloonid peale ja sisu tuleb sinna väga äge. See on nagu see, millega me töötame, et me teeme talle uskumatult ägeda sisu, et iga klient saab omale ise... See on mingi rätseplahendus või midagi? Jah, oma rätseplahendus, iga klient saabki omad ruumid täpselt nii nagu tahab. Ja ma ei saa nagu sulle mainimata, et tule kohale ja avasta, kui lahe seal parkida on, et kus sa saad kesklinnas valida, kas sa lähed täna parkimismajasse või sa jätad auto õue päikse kätte? Ma arvan, et me peaks siis selle natuke kaugemale lükkama, et mul endal just hakkas see uus ärimaja presenteerimine pihta, et oled kuulnud see Tõnismäe tänavale? Tõnismäe, kosmose vastas Tõnismäegi Premium ärimaja. Seal on natuke Paul Kirese terrass või niisugune, täna on seal terrass, aga seal on niisugune esimese korrusel on teenuspinnad, teise korrusel on ägedalt bürood ja mis on nagu eriti ägedaks teeb on see, et sul on see terrass seal ees. Et sul tundub küll teise korruse äripinnad, tegelikult on esimese korruse nagu teenuspinna põhimõttel teise korruse nagu bürood. Üritada välipinda ka siis nagu või? No see on kliendile kaasa. See ongi see, mis me saame anda nagu seda, et sul on kesklinnas, sa tõstad oma aia, laua või diivani sinna terrassi peale ja sealselt saadki teha nagu a la kodukontoris, moodne kodukontori teemad, et kodukontoris tööd teha ja tegelikult sa oled nagu tööl ka meeskonna juures ja selles suhtes ma arvan, et see on kesklinna täna kõige ägedamad äripinnad üldse, et just see, et sul on nagu, majal on olemas sul jõusaal, sul on olemas see lambakliinik, sul on mugavuspood olemas, et sul on nagu kõik tegelikult vajalik, on seal olemas ühistransport ümber ringi, no ma ei tea. See kõlab nagu umbes linna kõige kallimad bürood ka või? No selles suhtes võiks mõelda, et kallis on sellepärast, et seal on nagu üleval on nagu siis 6 korruskorterid on nagu kõik välja müüdud ja müüdi ülikõrgete hindadega välja, sest et maja on nagu nii hea kvaliteediga ehitatud. Ja ongi see kõik see kvaliteet tegelikult on ka büroos. Ja täna mul on see, et kui ma nüüd see nädal läksime laivi, siis põhimõtteliselt iga päev on huvilise ja see ongi nende 200 luuduste büroode vastu, kuna need on oma terrassiga ja sul on nagu kõik valmis olemas, saab terrassi, ehitada nii nagu sa tahad ja täna parkimine maa all, 2 korrust jõusaalile parkimist ei ole, me saame anda tänu sellele klientidele nii palju parkimispõhimust. Ma saan siis õigesti aru, et kevadel sa tuled põhimõtteliselt mööda pimedaid koridori ei käi, et astud lihtsalt otse nagu õuest omal koridorisse sisse teisel korrusele. Jah, see ongi see, et nagu sellist pinda Tallinnas rohkem jällegi, et ta teeb sugu nagu erilisuse nii-öelda nagu sinu pindadele, aga samas on ta, sul on nagu büroo ikka, aga seal on nagu lisaväärtus saab nagu vastu pakkuda, et seal Ühe tänaval need lahendatud on. Pääseb siin üldse mingi ühistranspordiga või need on mingis päris kaugele. Ma Ühe tänaval peaaegu praam käib ukse ette, et sa võid Helsingist ka tööl käia, kui seda... Lasnamäe inimene tuleb praamiga sealt kuskilt Muuga kaudu või? Lasnamäe inimene tuleb jalgrattaga, meil on juba peatselt on kõrgliiklusteed seal, et Pirita rahvas juba saab tulla jalgrattaga. Pirita on ju kõrgliiktajatele avatud. Tule rulaga, kui tahad. Ma arvan, et jälle, mul siin täna mingi eriti kõnede rohke päev on. Ja, tere, Alar kuuleb Kooskinnisvarast. Ja, Tõnismäel, ja ikka. Seal on meil nüüd... Meil on tänaval, et seda huvilis on rohkem, aga see keskmine pind on 251. Seal tuleb jah, kell 3 näitama, et 250 ruutu. Siuke hästi äge pind.